Tere tulemast kuulama jätkusuutlikkuse teemalist podcasti. Mina olen Kristiin Bauer. Kui tavapäraselt räägime siin erinevate ettevõtetega nende kogemuslugudest, mida nad on oma kestlikkuse teekonnal ette võtnud või kuidas siis ämbreid läbi kolistanud. Samas oleme jaganud ka erinevaid praktilisi nõuandeid minu saatekülalisega koos. Siis seekord otsustasin ma kestlikkuse lahti võtta hoopis natukene teisest küljest ja sellest küljest, milles ma iseennast veel täieliku võhikuna tunnen. Seega sel korral olen ma endale külla kutsunud Linda Kadajase. Tere Linda, aitäh, et said tulla. Tere. Et sinu enda kestlikkuse teekond on saanud tegelikult alguse hoopis läbi sinu õe ja kogu selle tegevuse. Ja sealt kaudu oled sa jõudnud ka siis kestliku rahanduseni, ehk siis selleni, mis on nagu meie põhiteema tänasel päeva jooksul. Aga alustamegi äkki siis kohe algusest, et kuidas sa läbi Kaia siis jõudsid kestlikkuseni üldse? Minu õde on siis Kaia Ihler, et Eesti meediapildis on tema karjääri siin erinevatel aastatel kajastatud, et tema lihtsalt taust on hästi huvitav, et ta käis Gustav Adolfi rootsi keeleklassis gümnaasiumis, aga tema juba väga varakult teadis seda, et ta läheb Tallinna Tehnikaülikooli inseneriks ja just selle keskkonna valdkonna nagu inseneriks põhimõtteliselt õppima, mis tavaliselt nagu humanitaaraladelt ei minda reaalaladele. Ja siis tema on kogu aeg rääkinud sellest kestlikkuse valdkonnast, kuna tema on oma karjääri nüüd 12+ aastat üles ehitanud Rootsi. Ja ta on seal nagu tippjuhtkonna kestlikkuse juht nüüd viimased ametikohad olnud nii börsifirmas ja siis nüüd ta on ühes PropTech ettevõttes. Et siis tema on kogu aeg rääkinud, et see tuleb ja selles mõttes see on juba kohal, et Skandinaavia on tegelikult neid kestlikkuse aruandeid teinud ju aastakümneid, aga Eestis see kuidagi nüüd on nagu tänu nendele Euroopa Liidu regulatsioonidele justkui nagu paisu alt siuke viimase 2-3 aastaga nagu valla pääsenud, et kindlasti see on olnud see mõjutaja, et tema on kogu aeg sellest rääkinud ja tema on nagu selles vallas tegutsenud pikalt. Huvitav, et me oleme nagu nii lähedal tegelikult siin oma põhjanaabritele ja samas nagu mingisuguste asjade poolest nagu nii kaugel. Jah, täiesti nõus ja ise ma samamoodi töötasin aastatel 2019 või 2020 alates Citiconis, mis on Soome börsiettevõte. Algselt ma alustasin seal kommunikatsiooni ja turundusosakonnas, siis nagu rahvusvaheliselt, nemad opereerivad siis 5 riigis ja nendel on siis Eestis nagu olid Kristiine keskus ja Rocca al Mare keskus, kunagi oli ka Magistrali keskus ja nemad näiteks meie nagu kommunikatsiooni osakonna igapäevatöö osa oli ka kestlikkusaruannet teha, iga aasta nad avaldasid seda ja nemad olid ka esimesed, siis mina ka töötasin seal, kes Euroopas rohevõlakirju emiteerisid. Ja see tehtigi niimoodi, et saadi kapitali soodsamatel tingimustel ja kaubanduskeskuste katustele pandi need päikesepaneelid, mis tähendab seda, et kõik eskalaatorid ja liftid nagu töötavad taastuvenergeetikal ja see oligi hästi selles mõttes ka nagu ammu aega tagasi ja et ehe näide nagu ühest ettevõttest, et Eestis lihtsalt Rocca al Maresse seda ei ole pandud, kuna see katuse konstruktsioon ei kannata seda välja, aga seal on ka igasuguseid asju tehtud ja samamoodi näiteks Rocca al Mare, kui ma mäletan õigesti, 2009 aastal esimene LED Gold hoone Eestis. Et selles mõttes. See on üle 15 aastat tagasi. Just, et see on väga ammu. Kui palju see su enda kestlikkuse teekonda kujundanud on? Kindlasti need kogemused, et ta on kogu aeg nagu siin taustal virvendanud, et minu taust on üle 10 aasta, ma olen tegelenud just turunduse ja kommunikatsiooni valdkonnaga, vahepeal olen ka ettevõtteid nagu juhtinud ja siis kogu aeg nagu sellest räägiti ja kuna mul oli magistritöö kirjutamata Tartu Ülikooli siis Johannes Kütte poliitikauuringute instituuti, et seal 2014 ma alustasin, see on juba ka 10 aastat tagasi, kõik ained olid tehtud ja siis ma mõtlesin,
et kui ma nüüd lapsega nagu koju jäin, et ma pean selle töö nagu ära kirjutama ja siis, et mis ma muidu seal 2 aastat käisin Tartus siis sessioon õppes ja siis 10 aastat tagasi ma tahtsin uurida nagu seda noorte tööpuudus, see oli sellel ajal Euroopa Liidus väga suur probleem, et selles mõttes, kui me mäletame, siis lõunariikides, nagu lõuna siis Euroopa Liidu riikides, siis mingis Kreekas, Hispaanias, Portugalis noorte tööpuudus üle 50%, et selles mõttes, noh, et me vaata ei ole jah, et me ei ole niisuguste asjadega kokku puutunud, aga õnneks see teema on nagu suures plaanis ära lahenenud ja siis ma mõtlesingi, et tegelikult, mida ma kogu aeg kuulnud olen, et oma õe käest, enda ärimaailmas, Cityconis on kogu aeg see kestlikkuse teema ja see ESG nagu käib läbi ja siis on vastased, on pooldajad ja siis ma võtsingi Raul Eametsaga ühendust, et natukene põrgatada seda teemat ja siis me jõudsimegi selle rohelise rahanduseni ja miks just roheline rahandus, sellepärast et see nõuab kõige suuremaid investeeringuid, kuna see tähendab uute tehnoloogiate tegelikult kasutuselevõttu. Aga nüüd, kui rääkidagi kohe sellest rohelisest rahandusest, siis tegelikult roheline rahandus ja kestlik rahandus on ju 2 erinevat asja. Või roheline rahandus kuulub kestliku rahanduse alla, eks? Jah, just. Et selles mõttes kestlikku rahandus saab liigitada, et selles mõttes kestlik rahandus on nagu kõige laiem mõiste, siis sealt edasi sul võib olla STG-de rahandus, siis sellest edasi järgmine on nagu roheline rahandus, mis keskendubki ongi keskkonna eesmärkidele ja siis selle alaliik veel omakorda on kliimarahandus, mis keskendub siis ainult nende kliimamuutustega kohanemise ja leevendamise nagu valdkonda. Et selles mõttes siuke liigitus siis saab sealt võtta, et siis see roheline rahandus tähendab seda, et see on sellest ESG-st siis ainult see E ehk keskkonnaga seotud küsimused, aga kesklik rahandus on siis see, et see on E, S ja G kõik kokku. Ja noh, investeerimise valdkonnas, et kui võtta nagu ettevõtteid, et näiteks väga palju on kritiseeritud need ESG reitinguid. Väga mitmed ettevõtted, nagu näiteks Philip Morris on nagu justkui, noh, kui me mõtleme seal, et see on nagu sigaret tootev ettevõte, on nagu seal ESG vallas, et noh, et jube kestlik ettevõte, et nad on kuskil seal mingi top 10. Coca-Cola, mingi maailma kõige kestlikum ettevõte, mis tegelikult ju tohutult toodab seda plastprügi, nagu millega me siin nagu võitleme. Siis mingi Total Energies on kestlikkuse vallas maailma üks mingid kõige kestlikud ettevõtted. Aga see teema ongi see, et nad tegelevad S ja G-ga. Ja selle võib-olla nende keskkonna teemadele, just sellele rohelisele, nad ei pane nii palju rõhku ja siis tänu sellele on võimalik saada nendel jube head nagu reitingud. Aga lihtsalt, et ma ei ütle seda, et selle S-i ehk siis nende töötajatega G selle nagu governance'is hea ärijuhtimise tavaga ei peaks tegelema, kindlasti on vaja sellega tegeleda, aga mingis mõttes me peame neid natuke ka nagu eristama. Tasakaalustama igatpidi. Just. Aga kui nüüd rääkidagi Philip Morrisest ja Coca-Colast endast, siis nemad sellesse e-poolde panustavad hästi vähe, aga kas neil on kuidagi see investeeringute pool on siis nagu kuidagi nagu edukam või parem või rohelisem? Pigem on see, et vaata, kui tehakse, noh, kui me räägime nagu minu siis nagu seal magistritöö valimis osalesid siis varahaldurid. Varahaldurid on väga suured raha liigutajad. See tähendab seda, et need on meie pensionifondid või siis mingisuguste väga jõukate perede nagu rahade siis nagu professionaalsed investeerijad. Ja siis nemad väga tihti ju vaatavad neid ESG reitinguid, mis tähendabki seda, et näiteks sinu pensionifondide raha, noh, vaadatakse, et näed, et siin on nagu asjad korras, et siis justkui nagu investeeritakse nendesse ettevõtetesse. Ja näiteks väga hea näite Eesti varahaldurid tõid meie regioonist just Ida-Euroopast välja, mis on siis seotud nende energeetikaettevõtetega. Et me ei saa vaadata neid rentikuid, seepärast meil on vaja vaadata nendesse ettevõtetesse sisse, sest meil on näiteks väga palju energeetikaga tegelevaid ettevõtteid, kus ongi gaasi, kus ongi mingisuguseid fossiilseid energeetikaallikatest tehtavad siis nagu energiat, mida nad müüvad, aga samas nad teevad väga suuri jõupingutusi selle nimel, et teha ka taastuvenergeetikat. Nende reiting võib olla väga halb, aga tegelikult see ei paista sealt välja. Ja siis nemad ütlevadki, et kui meie regioonis nemad toimetavad, nad vaatavad neid ettevõtteid eraldi, mitte nad ei vaata neid reitinguid.
aga äkki räägime sellega korra lahti, et kus kohast need reitingud täpsemalt nagu tulevad, et mis osadest need koosnevad? See ongi ESI ja G andmetest põhimõtteliselt, mida nad annavad sinna ja siis need reitinguagentuurid, neid on ka väga erinevaid, siis nemad nagu panevad need kokku ja siis põhimõtteliselt ühel investoril on võimalik siis osta ligipääs nendele reitingutele. Ja neid ettevõtteid on ka mitmeid, et seda on ka selles mõttes selles kogu ESG valdkonnas nagu palju kritiseeritud, et need ei ole ühtsed. Et ütleme nii, et kui me tegeleme ka selle kestlikkuse aruandluse teemaga, et tegelikult ju mida see aruandluse nagu need regulatsioonid ju tahavadki teha, et see oleks ühtne. Et kui me räägime, et Skandinaavia näiteks on selle kestlikkuse aruandlusega tegelenud 10 pluss või isegi mitukümmend aastat on ju, siis ta ei ole ju võrreldav näiteks sellega võib-olla, mida Saksamaal nagu tehakse, et siis et CSRD peaks just nagu tooma selle, et me saan kõik need aruanded nagu kõrvutada ja see info, mis sealt tuleb, see on kõik ühtne, see masin loetab, ma saan võrrelda. Et selles mõttes enda reitingutega mingis mõttes sama asi, et iga firma teeb enda järgi, et sul ongi, et nii, et ühes firmas võid olla mingi väga kõrgel, teises firmas oled nagu madalal. Et siis see näitabki, et nagu need andmed ei ole ju nagu, need reitingud ei ole ju nagu selles mõttes võrreldavad ja et kui adekvaatne see info seal ikkagi nagu on. Et üks ettevõte võib olla teisest paremas seisus. Just. Samas on tal mõned asjad ikka nagu nii paigast ära, kui just, on võimalik. Just. Aga sa oled rääkinud ka seda, et kogu selles kestlikkusrahanduses on veel väga palju segast. Kas seal ei suudeta siis omavahel nagu kokkuleppele jõuda või mille taga see on ja kuidas seda paremaks saaks? Hakkame sellest pihta, et selleks, et üldse nagu defineerida, mis on roheline majandustegevus Euroopa Liidus, on tehtud see Euroopa Liidu taksonoomia määrus. Ütleme nii, et kõik inimesed, kes on seda määrust nagu üritanud lugeda, 600 lehekülge ülikeerulist teksti, nagu enamus nende nagu regulatsioonidega tegelikult ta nagu on. Ja siis ütleme nii, et ta on elav dokument. Ta ei ole nagu lõplik kivisse raiutud teema, et ehe näide on näiteks tuumaenergeetikaga, et algselt ta võeti sealt välja, siis ikkagi saadi aru, et ta tegelikult on nagu üsna väikse süsiniku jalajäljega, aga samas mingid jäätmed sealt ikkagi nagu tekilevad, mis on selles mõttes üsna kahjulikud. Aga me peame ta sisse panema, sest meil ei ole neid energiaallikaid. Ja siis teine näite näiteks sellest enda magistritööst, et üks investor tõi väga tabavalt välja, et näiteks tuulikuid tootev ettevõte selle taksonoomia kohaselt on roheline ettevõte, aga tuulikuid hooldav ettevõte ei ole. Aga samas ta ju tegeleb konkreetselt selle kestliku valdkonda nagu panustamisega, mis see näitabki tegelikult seda, et põhimõtteliselt iga nagu varahaldur ta peab enda süsteemi põhimõtteliselt välja töötama selle jaoks, et mis on see tema jaoks nagu see roheline investeering, mis näitab seda, et ta jälle ei ole nagu ära ühtlustatud, et sa ei saa seda nagu võtta siukse ühe arusaamana kõikide kontekstid ja siis need ongi, et Eesti varahalduritest need vastused nagu täiesti seinast seina, et mõned ütlesid, et nemad vaatavad, et näiteks taksonoomiaga kohaldumine peaks olema 70%, see, mis seal muu on, et siis nad ise nagu otsustavad, mis nad teevad. Mõni ütleb, et ma ei tea, käibest 20% peab olema taksonoomiaga kooskõlas ja siis me ütleme, et see on meie jaoks roheline ettevõte, et neid näiteid on nagu täiesti, mõni ütleb näiteks niimoodi, et nemad ei küsi mitte ühtegi ESG-ga seotud nagu andme mingit punkti, põhimõtteliselt mitte midagi nad sealt ei vaata, peale selle juba, et kas ettevõtte põhimõtteliselt, millele ta nagu raha kaasab või see ettevõtte enda olemus, kas ta on see, mis on nagu tulevikku vaatav ja siis põhimõtteliselt nad selle pealt juba screenivad nagu välja. Nii et ka raha kaasajana, et selles mõttes see näitab seda, et sul ei ole nagu seda ühtset nagu alust, mille põhjal seda tegelikult ju nagu kaasata või mida ma siis seal täpselt nagu kuvama pean, et see ongi iga nagu selles mõttes investori juurde või varahaldur juurde minnes on see nagu erinev. Ehk siis ükskõik millise varahalduri sa valid, siis sa ei tea kunagi, mis tulemus sealt võib tulla ja neil ei ole kunagi samasugune arvamus. Ei. Ja seda ongi teaduses nagu palju uuritud, et see on ka Euroopa kontekstis ja et Eestis selles mõttes mina siis ka nagu ühe hüpoteesina siis näitasin selle ära, et see nii-öelda rohelise investeeringu määratlus erineb väga suurel määral olenevalt siis varahaldurist. Kuidas seda paremaks saaks?
ongi ühtlustada on vaja ja teine, mida on Eesti varahaldurid ise välja tõid, on see, et esiteks omavaheline koostöö, et täna ikkagi see olukord on siuke, et iga varahaldur oma nagu organisatsioonis siis nagu ise tegutseb seal kuskil nurgas, aga nad omavahel, kindlasti seal on mingisuguseid suhtluspunkte, kuna ega neid inimesi nagu metsikult palju ei ole. Aga et kuidagi seda suhtlust nagu teha, et seda ära ühtlustada ja teine on see, et kindlasti riigiga nagu suhtlus ka, et siia juurde tuua, et ei oleks nii, et igaüks pusib nagu oma nurgas, et see kindlasti aitaks seda oluliselt edasi. No kuidas need otsused praegu siis juhitud on, et kas need on mingisugused ongi regulatsioonid või turutrendid või ettevõtete enda mingid sisemised väärtused, et mille alusel need siis? Selles mõttes varahalduri või siis investeeringu tegijal on tegelikult üks nagu KPI, mida ta peab tegema, on tootlus. Et selles mõttes, et see on see, mida ta peab vaatama ja põhimõtteliselt selle põhjal tehakse neid investeerimisotsuseid. Ja seda ongi nagu ka toodud väga palju välja, et kui me tahame, et see raha muutuks nagu kestlikumaks või rohelisemaks, et siis selles mõttes, kui see ainuke, mida me vaatame, on selle investeeringu tootlus, et siis seda on nagu väga raske teha, sellepärast et need rohelised projektid, mis nagu lauda tulevad, need on palju pikaajalisemad, kui on näiteks mingid tavalised investeeringud, et selles mõttes investor ju peab ju oma KPI-d ära täitma ja võtame näiteks pensionifondide kontekstis, see inimene, kes vastutab nende investeeringute eest, tema eesmärk on ju meile, kui siis tulevastele pensionäridele, teenida selle meie olemasoleva raha pealt nagu tootlus sinna, et siis nagu rohkem raha, kui me jääme pensionile. Ja kui tema ei suuda seda täita, siis tegelikult ju tema saab nii-öelda kinga. Ja teine on see, et milline võib-olla sotsiaalne tagasilöök võiks ka sellest tulla, et selles mõttes, et see täna, mida ma sinna pensionifondi investeerin ja siis, kui ma jään pensionile ja siis tuleb välja, et ma olen seal hoopis raha kaotanud, et see on see probleem, et tegelikult täna ikkagi on see, et nemad hindavad ainult nagu riski, likviidsust ja tootlust, nüüd küll nagu jõuga üritatakse sinna need ESG näitajad nagu siis mitte finantsnäitajad juurde panna, aga täna on ikkagi nagu põhiteema on ju see tootlus, mida vaadatakse. Neid ju kogu aeg benchmargitakse nagu selle vastu. Ja mida rohkem vaadatagi siis pensionisammaste poole, siis sealt on näha ikkagi, et rohelised fondid on ikkagi väga palju nagu tagataustal. Miks nad seal on? Kas see ongi täpselt seesama kasumi maksimeerimine, et ei pööratagi siis kogu sellele kestlikkuse poolele tähelepanu või mis selle taga on? Ma arvan seda, et kindlasti pööratakse tähelepanu, aga me peamegi aru saama, et nagu see uue nagu innovatsiooni või uute tehnoloogiate kasutusele võtt, et kogu sellel nii-öelda null süsiniku heitega majandusmudelile üleminekul, et selles mõttes ta ei ole sirgjooneline ja võib-olla see info, mis meil täna nagu käes, võib-olla see 10 aasta pärast enam ei kehti ja selle jaoks, et üldse leida need parimad lahendused, siis meil ongi nagu vaja selles mõttes sinna investeerida, aga samas kui meie ootame, et väga kiiret tagasisaamist nendelt investeeringutel, siis see ei tööta selles mõttes, et just nende rohelistel projektidel on rohkem aega vaja, seal on tegelikult vaja ka riigipoolset tuge. Teine on see, et näiteks energeetika vallas kogu aeg räägitakse sellest rohekoridori loomisest, mida Lätis näiteks on väga hästi tehtud, et Fibenol ju Eesti ettevõtte on selles mõttes ju oma tehastega täna nagu sinna läinud, et ei saada neid kinnitusi näiteks riigilt kätte, mingid keskkonnauuringute teemasid ei saada kätte, et selles mõttes ongi, et need takistused nende projektide elluviimisel on lihtsalt niivõrd suured ja need on nagu hoopis teistsuguse iseloomuga kui mingid muud tavalised investeeringud, et siit tuleb see koht sisse ja ütleme nii, et see rohefond, mis nagu Eestis tehti, et selles mõttes neid projekte on ka ülivähe, et meie regioonis üleüldse. Et näiteks varahaldurid tõidki välja, et me võime siin rääkida üldse mingist 200 ettevõttest ja mõtle nüüd, kui kõik siis varahaldurid hakkaksid seda raha ainult nagu nendesse ettevõttesse pumpa, mis tekib ju mullistumine. Siis ju lihtsalt nagu tühja koha pealt nii-öelda lükatakse nende väärtust nagu mingis mõttes ülesse. Seda väärtust lükatakse üles ja kas see tähendab seda ikkagi, et see aitab kuidagi ka üleüldiselt nüüd kestlikele muutustele kaasa? Või ütleks niimoodi, et näiteks täna selle rohefondi kontekstis
ta ei ole nagu aidanud sellele kaasa, pigem ta on nagu skeptikutele mänginud nagu argumente kätte. Ma ise, see on nagu minu tunnetus, et on see, et näed, et et vaata seda rohefondi, et see on ju mingi -20, et kes see tahab nagu raha kaotada, mitte keegi meist ei taha, et ka isegi jaeinvestorina või nagu ma ju tahaks nagu raha kaotada, et siis et võib-olla nagu see ei ole nagu olnud nagu minu arvates nagu hea, et ta viib nagu selle diskussiooni sinna nagu kõige selle negatiivse poole peale, aga samas ju sealt ju võivad olla mingisugused asjad ju, mis on nagu väga head, mis just panustavad sellele kestlikule üleminekule. Et kuidas me selle saaks sealt nii-öelda paisu tagant välja, et need oleks päriselt need, mis siis ühel hetkel hakkaks seda teed võib-olla juhtima ja tooksidki siis mingisuguseid kestlikku arenguid, innovaatilisi lahendusi, ükskõik mida. Ütleme niimoodi, et Eesti nende varahaldurite vastuste pealt nagu kumas see välja, et siin on väga oluline ka selle nagu riigi osalus, et eile näiteks oli selle Mis värvi on majandussaade ERR-is, et seal oli samamoodi selle energiasalvestuse teemaga, et seal on üks projekt Paldiskit, neid projekte selles mõttes on nagu väga mitmeid, aga need on nii pikaajalised, et nende investorite silmis, et nii kui näiteks riik paneb õle alla ja annab väga selge sõnumi, mida nad väga pikas vaates tahavad saada, siis see meelitab sinna oluliselt rohkem raha juurde. Et ehe näide on näiteks praegu ju Eestis väga tugev debatt on selle tuuleenergia ümber, siis meil on see tuumaenergia projektid, et fakt on ju see, meil on energiat vaja, ses mõttes see ju tulevikus ainult nagu kasvab. Aga kõik, kui me ise suhtume sellesse niimoodi, et minu taga aeda ma seda ei taha, või siis on mingite vale nagu informatsiooniga, siis kuidagi üritame seda nagu ümber lükata ja teine on see, et kui seal ei ole riigipoolselt nagu väga pikka vaadet, sest need projektid on väga pika aja peale, seda kindlust nendele investoritele, nendele ettevõtetele, kes neid projekte tahavad ellu viia, siis nad ei tee neid. Selles mõttes, nad ei ole nõus võtma nii suuri riske ja siis juhtubki selline asi, et kas siis nagu ongi Eestist läinud mingid ettevõtted Lätti või siis on see, et meie energiahind on lihtsalt kallim, et need on need nagu valikud, et sihuke väga selge siht peab olema ees väga pikaajaliselt ja seal, kus riigil võimalik, võtke seda bürokraatiamasinat või nende lubade saamist nagu oluliselt lihtsamaks, et need ettevõtted saaksid kiiresti toimetama hakata, testima hakata ja teine on see, et kui on võimalik, siis pakkuge ka neid toetusi sinna alla, et anda seda nagu kindlust sinna, et jah, et see on see suund, mida me tahame tulevikus saada, siis see raha liigub ka sinna. Ehk siis tegelikult peaks hakkama ka riik siit omalt poolt panustama just sellest vaatest, et toetusi andma, aruandlust ja muid selliseid bürokraatlikke dokumente siis kuidagi vähendama või siis vähemalt kogu seda protsessi kiirendama kuidagi. Just. Ja mitmed riigid on seda juba teinud, et selles mõttes need ongi need rohekoridorid Eestis ka. Praegune majandusministeerium on ka sellest nagu rääkinud, et selles mõttes meelitada neid investeeringuid siia Eestisse, anda kindlust nendele ettevõtetele, et seda protsessi nagu oluliselt lihtsustada. Aga see praegu, kui ma ei eksi, üks rohefond ju sulges ka uksed, sellepärast et projekte oli nagu niivõrd vähe Eestis. Just, ja see on ehe näide, et selles mõttes nemad said ka kui ma ei eksi, SmartCap on siis nagu see riigipoolne investeerimisfond, nemad saavad nagu Euroopa Liidust raha, et see investoritel nagu hästi palju oleneb sellest, et kelle raha nad investeerivad, mis mandaat sellele rahale antud on. Nemad tegidki siis selle rohefondi, sest nad said SmartCapil siis selle esimese nii-öelda tiketi, selle nagu mingi raha ja siis seal oligi, et riik näitas, et jah, et see on see suund, mida me tahame teha ja siis teised investorid said ka sinna fondi nagu raha juurde panna, et selles mõttes ta andis nagu kindlust. Aga seal oligi neid projekte nii vähe, et esiteks, mida me peame aru saama, rohefond tähendab seda, et tema saab ainult Euroopa Liidu regulatsioonidega ehk siis nagu selle taksonoomia määrusega nagu need 6 eesmärki, mis seal on, et ainult nendega kooskõlas olevaid investeeringuid teha. Ja siis ta ei saa mitte midagi muud teha ja neid projekte lihtsalt oli nii vähe, et nad ei olegi võimelised nagu neid investeeringuid põhimõtteliselt laiali jagama. Aga kas see oligi mingisugune, kas see on nagu ajutine probleem või on seal juba mingisugune
mingid struktuursed takistused või midagi analoogset nagu ees, kas see ongi see bürokraatia, millest sa rääkisid? Ma pigem ütlekski jah, et see, et nagu kinnitusi on raske saada, see on üleüldise nagu Euroopa Liidus vaata ettevõtlusega mingi alustamine, et millest ju täna on vaata Euroopa Liit nüüd hakanud ka sellest nagu bürokraatia lihtsustamisest rääkima, et millest see ju tuleneb, on ju see, et 2007 aastal umbes Euroopa Liit ja Ameerika ehk siis USA majandus olid ühel pulgal. Siis viimasest finantskriisist kuni praeguseni on USA majandus meist 3 korda eest ära läinud. Ja mida see siis nagu tähendab seda, et me jääme maha, mitmed ettevõtted Euroopa Liidu kontekstis on ka oma tehased viinud Ameerikasse, sellepärast et seal seda bürokraatiat on oluliselt vähem. Nendel on palju lihtsam selle ettevõtlusega nii-öelda tegeleda. Ja veel üks illustreeriv näide, et aastast 1991 on Ameerikas võetud vastu umbes 20 000 regulatsiooni. Euroopa Liidus, mis te arvate, et see arv on? See on 80 000. Et selles rägastikus ühel ettevõtjal nagu orienteeruda, et selles mõttes see on nagu tohutu, selles mõttes ressursimaht. Ja ja siis me sellest rohe nagu kontekstis tuleme jälle sinna tagasi, et need projektid on teistsugused. Sa ei saa võtta neid kui neid nii-öelda traditsioonilisi nagu investeeringuid, et need ongi pikaajalisemad, seal ongi vaja võib-olla riigi tuge, väga selgeid suuniseid, mis on meile olulised, et mitte 5 aasta vaates, ka 10-20 aasta vaates ja siis see raha liigub sinna selles mõttes, et kui eesmärk on ikkagi nendest investeeringutelt toota tootlust, siis lihtsalt nii on. Ma olen lugenud ka, et rohelised võlakirjad on populaarsed, aga samas on nende emiteerimine kulukas. Aga mida see väiksematele ettevõtetele nagu omakorda tähendab, et kas nemad siis jäävad kogu sellest protsessist kuidagi kõrvale? Jah, et põhimõtteliselt on erinevad finantsinstrumendid, millega siis on võimalik ühel nagu ettevõttel või projektil nagu raha kaasata. Kõige rohkem kasutatakse just neid rohelisi võlakirju, sellepärast et nende võlakirjade emiteerimine nagu hästi suuremahuline. Selles mõttes saad hästi palju kapitali nagu kaasata. Siis on veel rohelaenud, mingid roheaktsia, mingid fondid ja nii edasi. Aga nende võlakirjades selles mõttes, et selle jaoks, et ühte rohevõlakirja saada, sa pead nagu väga palju dokumenteerima, selles mõttes ära tõestama, et just sina oled see, et sa seda nagu need rohelised eesmärgid nii-öelda ära täidad. Et tehe näide on see, et Eestis esimene rohevõlakiri oli Nelja Energia, seda küll ei öeldud, et see on rohevõlakiri, aga tegelikult nemad olid esimesed, kes suutsid nagu need tingimused ära täita. Siis nüüd nii-öelda esimene meedias, mis läbi käis, on see Liven kinnisvara arendusega tegelev ettevõte, nemad eelmine aasta siis võtsid ja nüüd nad kavatsevad rohelivõlakirja võtta ka teist korda. Mis need tingimused siis on see, et nad saavad nagu parematel tingimustel kapitali, aga selle jaoks, et neid tingimusi siis täita, siis sa pead nagu põhimõtteliselt selle paberimajanduse kõik seal nagu korda ajama. Aga see tingimus on niimoodi, et ta on keskelt läbi 1% siis nagu paremate tingimustega. Nii. Ja kui me nüüd võtame, et vaata Eesti ettevõtted ei ole nagu meie maailma mastaabis või siis Euroopa Liidu mastaabis nagu ülisuured. Et kui ma just ennem rääkisin, et näiteks Citiconis meie taotlesime rohevõlakirju, võtame, et see summa on nagu 300 miljonit eurot ja sellest saada 1% parematel tingimustel, see siis tähendab seda, et ta on siis kuskil 3 miljonit eurot nagu aastas, vaata, hoiad kokku, need summad on nagu väga suured, on ju. Aga kui sa võtad ainult 4 miljonit, siis see on nagu 120 000 eurot, ta on kindlasti võit, on ju, aga lihtsalt, et sa paned nagu sinna klausile, et kui suur see võit on ja kui palju ma tegelikult pean investeerima sellesse, et neid pabereid seal mingi ära täita ja nii edasi. Ja teine on see, et kui palju meil üldse neid ettevõtteid on, kes suudavad nagu nii suures mahus üldse seda kapitali kaasata. Sa tead, kui palju meil neid Eestis praegu on? Ei, ma niimoodi ei oska ütta, aga see on sama teema tegelikult nagu selle kestlikkuse aruandlusega, et Eestis nüüd ju selle omnibussiga, mis nagu illustreerib tegelikult seda olukorda, et kui ennem oli Skoobis, alguses oli ju 8-9 need portsioettevõtted, Laine 1 ja siis Laine 2 oli 300 siis nagu suurettevõtet juurde, siis täna ju omnibussiga 1000 töötaja selle klausliga, neid ettevõtteid Eestis alles ainult 30. Neid jäi väga vähe alles. Jah, just, et selles mõttes siis tähendabki seda, et meil justkui nagu olekski siis nagu selle Euroopa Liidu siis kestlikkuse aruanne kompleks ainult 30 suure ettevõtet. See on väga vähe, on ju, et me oleme väike riik ka muidugi, aga eks see näha ole, mida see omnibus seal täpsemalt teeb.
kui sa räägid, et see aruandlus on see, et mida nüüd ettevõtted ja väikesed ettevõtted just peavad ära täitma, et sinna kulub seda ressurssi ja kogu panust siis nagu nii palju, et no Liveni näite sa juba tõid, aga kuidas see, mida nad nagu päriselt seal taustal teevad, et kas see, et nad teevad siis oma rohelisi võlakirju tahavad siin pakkuda, tähendabki seda, et nad on ka sisult on rohelised juba. Ja selles mõttes seda rohelist võlakirja sa ei saa muidu märkida, et see tingimus, seda saab kindlasti nende käest nagu täpsustada ja öelda ka, et nende hooned peavad olema 10% veel keskkonnasäästlikumad, kui on nagu need üleüldised mingid tingimused või juba nagu väga karmid keskkonnanõuded, mida need uued ehitused peavad täitma. Aga seal mängivad samamoodi rolli SG reitingud? Selles konkreetselt ei mängi, selles mõttes ei. Aga mille põhjal seda hinnatakse? See ongi see, et need dokumentatsioon, mis ta sinna sisse annab ja teine on see, et nad peavad ära näitama, kuidas nad siis seda tingimust täidavad. Et see, et need hooned, mille peale ju just nad tegelikult seda raha kaasavad, et need siis oleksid veel 10% keskkonnasäästlikumad kui see, mida nagu niisama nad ehitaksid. Ja hoonete puhul see läheb täiesti sinna mängumaale, et mis need sertifikaadid seal on, mis lahendusi seal kasutatakse, insener-tehnilised lahendused, nagu kuidas need kõik üles ehitatakse, et selles mõttes seal on ka nagu väga palju uusi arenguid, selles mõttes kindlasti mingid teemasid, mida me täna nagu absoluutselt ei tea, mis siin tulevikus nagu välja tulemas on, aga selles mõttes nemad kindlasti panustavad sellesse. No eks see on teada, et mida rohkem erinevaid tooteid, detaile, mingeid osi erinevatel, ehitistel veel eriti on, et seda rohkem on erinevaid sertifikaate vaja. Aga kui palju need sertifikaadid seal, sa pead selleks ka ju tegevusi tegema ikkagi, et need sertifikaadid saada. See tähendab seda, et need ettevõtted on ikkagi nagu saanud enda selle mingisuguse rohelise tõuke kuskilt, et aga neil on seal väga palju nagu ka mänguruumi. Et üks asi on see, et need sertifikaadid tuleb samuti valideerida ja saada selleks siis ka kinnitus. Kas sa tead, kui palju seal seda mänguruumi veel nagu edasi? Ma arvan, ta on ikkagi üsna nagu täpne, et selles mõttes isegi ennem nagu kui siin nendest aruandlusest ja nii edasi on nagu räägitud, Mõde näiteks on see, kes on Eestis käinud päris palju nende sertifikaatide teemal nagu koolitamas, et selles mõttes, eks seal mingi mänguruum on ja teine on see, et vaata need uued lahendused on alati ka kallimad, et selles mõttes, kui me näiteks räägimegi kinnisvaraarenduse kontekstist, ega eesmärk on ju need hooned nagu selles mõttes ju koduomanikele maha müüa, nii, aga sa tahad ju sealt ka raha nagu selles mõttes teenida, aga selles mõttes, et mis ju ehituses tavaliselt alati see mure on see, et nii ehitaja projekti ja siis tema otsib kõige odavamad materjalide lahendused, mida sinna sisse panna, et enda kasumimarginaali siis võimalikult suurena nagu hoida. Aga selles mõttes, kui sina oled andnud mingisuguse lubaduse, et sina täidad need tingimused ära, siis tegelikult väga tihti sa pead ka kallimaid lahendusi tegelikult pakkuma. Et ei saa osta kuskilt, ma ei tea, temust tellida mingi rodu erinevaid ukselinke ja siis need sinna ära paigaldada. Jah, just. Sa ütlesid seda ka, et on vaja nagu erinevaid tegevusi teha ja kogu see kinnisvara on ikkagi vaja ju maha müüa. Siis kas see tähendab seda, et kogu see rohefondid on negatiivse tootlusega? Kas see tähendab siis seda, et investeerimine rohefondidesse ongi luksus, mida saavad ainult need lubada siis, kellel ongi raha üle? Pigem ma arvan seda, et vaata fondil on niimoodi, et tal on nagu pandud, näiteks miks öeldakse nagu, et jaeinvestor või nagu minusugusele mingi tavalisele inimesel, näiteks kes tahab investeerimisega alustada, et võtta indeksfondid, et seal on nagu erinevad ettevõtteid, vaata, et sa hajutad oma riskid nagu ära, on ju. Et ja mis ma ennem ka nagu rääkisin, et näiteks energeetika valdkonnas, et me peame vaatama neid ettevõtteid nagu süviti sinna sisse. Et siis siin on, ma arvan, see sama nagu teema, et see, et meil on olnud üks rohefond, mis on olnud nagu väga negatiivse tootlusega, sellepärast, et nad üritasid grupeerida sinna kokku ainult selle suunitlusega nagu ettevõtteid. See ei tähenda seda, et kõik rohelised ettevõtted oleksid mingi jube kahjumlikud. Või siis on näiteks mingid ettevõtted, kes täna ongi nagu pikka aega eksisteerinud, aga tegelikult nende pingutused selles kestlikkuse vallas, nagu selle üleminekul, on väga suured, et siis tasuks nagu pigem seda vaadata. Ja ma ütlekski niimoodi, et ka väga paljud varahaldurid seda nagu teevad, et selles mõttes, et kui mingi investeering panustab ka sellesse kestlikkusesse
kestlikkuse üleminekusse või siis nende kestliku arengu eesmärkidega, et seda parem, et seda rohkem ta annab seda kindlust neid investeeringuid teha. Ehk siis siin nagu oleks täpselt see sobilik koht natukene rääkida sellest nügimise poolest, mis sul ka magistritöös ju väga tugevalt oli kajastatud. Kui suur osa siin riigil on? Et kas riik peaks siis sundima ettevõtteid kuidagi või kuidas see nügimine nagu sellest vaates käiks? Selles mõttes nügimise teooria ongi nagu huvitav, et ta mingis mõttes on nagu vastandumine regulatsioonidele, et seal on ka tehtud väga palju nagu teadustöid sellele, et tegelikult kogu ju see kestlikkuse valdkond või nagu selle suure eesmärgi täitmine on ju seotud ka meie tarbimisharjumustega ja meie üldse käitumisega ja selles mõttes ja kuidas siis seda meie käitumist muuta nagu selliselt, et me enda igapäeva siis nende otsustes võtaks siis arvesse, et me siis täidaks seda kestlikkuse, seda 2050 nagu eesmärki. Et kas see siis tähendab seda, et me peame kõiki asju nagu maksustama või siis nagu mingite järelevalveorganitega siin nagu kogu aeg kõigil nagu sabas käima või siis on meil olemas ka mingid siukseid psühholoogial nagu mingis mõttes põhinevaid lähenemisi, mida me saaksime kasutada. Et näiteks ehe näide on Maksu- ja Tolliametist, et kuidas maksude laekumist on tõstetud, et seal on mingeid erinevaid näiteid tehtud. Väga lihtne, lihtsalt inimestele on saadetud meeldetuletus, et kuule, nüüd see tähtaeg kukub, et palun mine tee see ära ja ütleme nii, väga paljud inimesed tänu sellele meeldetuletusele, lihtsalt igapäevaelu ongi kiire, nad lähevad, teevad selle maksude maksmise nagu teema enda jaoks ära. Samamoodi on tehtud niimoodi, et kuskil, kas see oli mingi Rumeenias, et näiteks keskkonnaga seotud näide, et kus lihtsalt ennem oli probleem seal nagu suitsetajatega, et suitsetajad viskavad neid konisid näiteks parkidesse maha, lihtsalt nad ehitasid nagu need prügikastid ümber, mis oli niimoodi, et prügikastide peale pandi nagu, et kumma jalgpallimeeskonna poolt sa oled. Ja sellega siis põhimõtteliselt see reostamine nagu kadus ära, sellepärast et sealt sa nägid nagu, kui palju konisid on ühes või teises nagu selles augus. Siis ehe näide veel nügimise rakendamisest Ameerikast, kus siis tehti mitte isegi riigi poolt, vaid tehti mingisugune list, kus siis kõik nagu keskkonnakahjustusi tekitavad ettevõtted põhimõtteliselt listiti nagu ülesse sinna kodulehele ja siis põhimõtteliselt sellepärast, et mitte ükski ettevõte ei tahtnud sinna kodulehele sattuda, kuna see mainekahju, mida see tegelikult, et meediakanalid lähevad, vaatavad sealt kodulehelt, et kes see mingi jamaga jälle hakkama saanud on, siis nad muutsid oma käitumist ja selles mõttes hakkasid väga olema valvsad selles kontekstis, et nad ei tahtnud neid keskkonnakahjustusi põhjustada. Et selles mõttes, et see nügimine ongi nagu siuke alternatiivne lähenemine, kus siis nagu väga lihtsate meie igapäevaseid otsuseid mõjutavate nagu suunamise kaudu on siis nagu võimalik meie seda käitumist muuta. Ja ehe teema veel, et nagu kui me räägime nendest rohelistest investeeringutest, ongi see nõudluse nagu tekitamine. Et see on sama nagu küsimus, et kas meist täna keegi läheks nagu sinna enda pensionifondi nagu investeerija juurde, et kuule, et pane sinna kõik sinna rohelisse või siis kas ma ise läheks tegema seda investeerimisotsust, kui ma näen, et seal on nagu see miinusmärk, aga kui see nõudlus nagu üks moment läheb nagu nii suureks, siis võib-olla seda miinusmärki ei ole seal. Kuidas seda motivatsiooni seal tõsta siis, et nagu kohe paneks? Et ütleme nii, et see on nagu väga ekstreemne, et täna ma ei näe, et see saaks juhtuda, aga näiteks on tehtud, ma ei tea, kindlustuse valdkonnas selliseid näiteid, et meie nagu siuke vaikimisi valik, et näiteks kui sulle saadetakse valikud, et kus sa siis võiksid oma mingit raha panna või ma ei tea, mingilist kindlustust valida või mis iganes, siis põhimõtteliselt on niimoodi, et vaikimisi valik ongi see näiteks see roheline investeering või roheline fond on ju. Täna see selles mõttes ei toetaks, et ei töötaks, kui see üks rohefond, mis meil on ju, et see, mis ta nagu oli, et ta on nii suure miinusmärgiga, siis kõik oleks nii, et kuule, et kui mingi pank saadaks mingi siukse asja välja, siis nad oleks nii, et kuulge, mida te siin üritate teha. Aga teine näide, mis täna ju täiesti töötab, see läheb ka nügimise valdkonda, on ju see, et sulle antakse stiimuli näol, näiteks kui sa lähed enda autoliisingut võtma, siis kui sa valid ju elektriauto, siis tegelikult see intress on ju hoopis midagi muud.
muud. Kodu ostmise näol täpselt samamoodi, kui see on A-energiaklassiga või 0-energiaklassiga, mingi uuem maja, mis siis vastab nendele tänapäevastele tingimustele, siis seal need intressimäärad on juba oluliselt paremad kui vanad mingid hooned, millel energiaklassid on nagu väga madalad. Siis lisaks veel ongi, et nagu selle informatsiooni kuvamine, et inimesed nagu väga lihtsustatult tegelikult saaksid nagu selle info kätte, et see valdkond ongi nagu hästi keeruline, infot on nagu hästi-hästi palju, kuidas ma selles üldse nagu mingi orienteeruksin, et vaata siis Euroopa Liidus ongi tehtud need mingid märgiseid on nagu peale pandud, et samamoodi isegi nagu investoritele, kes tahavad võlakirju näiteks võlakirjadesse investeerida, siis on olemas niimoodi, et sihuke roheline lehekese märgis on see, et see on rohevõlakiri ja siis on olemas ka sotsiaalne see S ehk valdkonna siis võlakiri, milline on sihuke punane süda on sees. Ja siis sa näiteks selle märgise kaudu juba saad nagu selle väga kiiresti info teada, et tema nagu palustab nendesse eesmärkidesse ja siis ma saan sealt nagu edasi sisse vaadata. Kas poliitikakujundajad saavad ise ka kuidagi siin rolli mängida, et need rohelised investeeringud oleksid atraktiivsemad? Jaa, kindlasti ma arvan, on see selguse pakkumine, pikad eesmärgid, kindluse pakkumine investoritele, ettevõtetele, see on üks ja näiteks ehe näide on see, UK-s on ju kunagi olnud riigi juures nügimise üksus, kes siis erinevad, selles mõttes neid riigi nagu suuri eesmärke tahtis nagu täita ja siis nad kogu aeg mõtlesid nagu välja erinevaid siis initsiatiive, kuidas seda siis mitte nagu siukse karmide nagu seadustega teha, vaid kuidas seda siis nagu mängulisemalt või siukse suunamisega teha, ellu viia. See on see, mis vähendab rohepesu riskiga natukene või? Jaa, ma arvan küll, et see kindlasti vähendaks ja teine on see, et meie enda vastupanu sellele oleks ka nagu oluliselt väiksem, et selles mõttes vaata otsuse langetaja oled lõpuks ikkagi nagu sina ise, et nagu sama see koni näide, et selles mõttes sul on ikkagi võimalik see koniga sinna maha visata, aga sa ei tee seda, et sa paned nagu sinna prügikasti sellele, et selles mõttes keegi ei sunni sind selleks. Aga praegu kõik need ESG regulatsioonid ja see reiting on oluline ja kõik see, mis seal taustal siis nii-öelda tehakse või jookseb, aga miks osad saavad jätkuvalt siis selle nii-öelda suure saastamise eest siis odavamat laenu või paremat laenu? Ma ei tea, kas nad nagu odavamalt saavad, aga nad laenu nagu selles mõttes ikka saavad, et selle kohta on ka, et ECB on teinud nagu Euroopa Keskpank siis ühe uuringu, mis mul ka seal lõputöös nagu olen kajastanud, et see oli lihtsalt see, et nagu ettevõtted nendega on vaata, lõpuks see laenu andmine on ka ju inimese suhtlus inimesega, sul on ettevõte või siis mingi organisatsiooni esindaja ja siis sul on nagu selle panga siis nagu laenuandja nagu nii-öelda esindaja. Aga nende suhted võivad olla nagu väga pikaajalised ja selles mõttes siis nad koos nagu otsivad lahendusi ja mingis mõttes ma arvan, et see on õige, et me seda üleminekut ei saa teha ka nagu šokina. Et ma tean, et on olnud väga palju üleskutseid niimoodi, et meil on ju kõik need ressursid olemas ja paneme nüüd kohe paugu pealt need põlevkivijaamad kinni ja siis kõik need saastavad mingid ettevõtted kinni, mis me siin arvame, aga sa kujutad ette, kui palju töötuid sellega juurde tekib. Kus see riik oma need maksud siis edaspidi saab, et kas me siis sõidame teedel, mis on aukus, kas me siis ei taha arsti juures käia ja nii edasi, et kas me lapsed siis tahame siis maksta kõik erakoolide eest, eralasteaedade eest, et selles mõttes kogu see üleminek peab olema nagu siukse mõistliku kiirusega ja mõistliku nagu ma ise ütleks ka, et see bürokraatia nagu kõik, mis seal nagu ümber on, et see tekitab nii palju segadust ja see tekitabki minu arust ka seda, et seda polariseerumist nagu selles ühiskonnas, et ongi siuksed väga suured nagu pooldajad, siis väga suured vastased, aga et samas nagu, et tuleme siin nagu keskel kokku, et kuidas seda mõistlikult teha, et enda magistritöös ka, ma ei kohanud mitte ühtegi nagu varahaldurit, kes oleks öelnud, et ta seda suurt eesmärki nagu ei toetaks, aga lihtsalt, et sinna see üleminek, nagu see võtab aega, et seda ei saa teha nagu suurte šokkidena. Teekond ei ole sirgjooneline või kurvidega. Just. Et tehe näide on näiteks elektriautod, et täna need akud, mida seal peal nagu kasutatakse, on ju, et meil ei ole ju selge, et kuidas me tegelikult neid utiliseerime, on ju, et nende utiliseerimine, et kui me lihtsalt need ladustatakse kuskile, võib ka olla väga suure nagu keskkonnakahjuga, on ju, et võib-olla meil 10 aasta pärast on hoopis jälle mingi uus info käes, mis ütleb, et need elektriautod ei olegi kõige mõistlikumad, on hoopis mingi kolmas asi. Me ei tea seda veel täna. Ja see on see, milleni innovatsioon peaks meid ühel hetkel viima. Täpselt. Ja ka
ma ise olen mõelnud nagu selle peale, et elektriautode liitiumakud, millest tänapäeval on nii palju juttu olnud, et umbes, et elektriautod ei ole nii keskkonnasõbralikud ja et neid ei tasu ikkagi osta nende akude pärast, siis ma ise arvan, et nende akude jaoks mõeldakse ka ikkagi ühel hetkel midagi välja. Just. Ja lihtsalt see on see, kuhu soovitatakse liikuda, kuhu peaks liikuma selleks, et siis meil endal jääks rohkem raha järgi, sellepärast et elektriautoga sõitmine on veidi soodsam. No muidugi praegu siia elektrihindu arvestades siis võib-olla natuke keeruline. Aga ma arvan, et kogu see roheline investeerimine on tulevik, et ta ei jää selliseks nagu niši valdkonnaks. Ei, ja ta on aasta-aastalt väga nagu selles mõttes kiires tempos kasvanud ka. Muidugi täna nagu oleneb väga palju sellest, et mis need maailma arengud on, et ikkagi meie esmane prioriteet on selles mõttes julgeolek. Et mina olen isiklikult sellega täiesti nõus, et kui meil ei ole ka oma riiki, siis meil ei ole ka mingit rohepööret, kellele seda siin nagu ellu viia, et see ongi A ja O. Teine kindlasti murettekitavad arengud on Ameerikas, kus põhimõtteliselt kõik pangad on sellest Net Zero Alliance'ist lahkunud. Nüüd eelmine nädal oligi esimene Jaapani pank lahkus sealt, lihtsalt läänemaailma nagu väärtusruumis olevad asutused ja siis teine oli mingi eile tuli uudis, et USA nüüd ütles, et nemad nendesse kestliku arengu eesmärkidesse enam ei panusta, et nad ka need enda jaoks nagu tühistasid ära, et see kindlasti mingil kujul nagu praegu ka selle kestlikkuse aruandluse lihtsustamine on nagu tulnud, et ta tuleb, et sellel on mingisugused nagu tagasilöögid, kuidas see täpselt olema saab, me veel ei tea ja see on kõik puhas selle konkurentsivõime küsimus. Et selles mõttes me kõik ju tahame head palka saada, kes on nagu selles mõttes palgatöötajad. Me kõik tahame elada head elu, et selles mõttes, kas me keegi oleme nüüd valmis kõigest sellest nagu kohe loobuma, ma ei ole nii kindel selles. Ja teine on see, et selle ülemineku kontekstis ka kõik need kolmanda maailma riigid, et näiteks Bill Gates enda kliimamuutuste raamatus on sellest väga palju nagu rääkinud, tema on ka väga suuri investeeringuid nagu tegemas, et tegelikult täna ju see majanduskasv on kõik üles ehitatud sellele energiale, nagu ka meie see endine Teaduste Akadeemia juht on ka välja toonud, et kõige puhtam energia on tarbimata energia, põhimõtteliselt tootmata energia. Et siis, et kuidas see seal kõik nagu hakkab välja mängima, et selles mõttes, et Euroopa Liit on ka osa nagu väga suurest maailmast, et me peame ka sellest aru saama, et me päris nagu enda ettevõtteid ja ettevõtlust ära ei sureta. Me peame seal tugevalt ikkagi rolli mängima ja teadma, mis siis edasi saab. Aga kas sa näed ka mingisugust AI osalust näiteks sellel? Jaa, kindlasti, et selles mõttes see AI tuleb, ise ka igapäevaselt üritan seda nagu selles mõttes kasutada, rumal oleks seda nagu mitte teha. Teine, mis seal on, et ta on väga energiamõukas, mis tähendab seda, et tegelikult see energianõudlus meil nagu järjest rohkem kasvab. Näiteks Microsoft on öelnud, et selle AI nagu implementeerimisega, et nemad ei suuda juba enda seatud eesmärke nagu selles mõttes täita, et nad väga pikalt vaatavad ette. Ja teine on see, et võib-olla selle aruandluse nagu kontekstis või selle bürokraatia kontekst on kindlasti väga hea abimees, mis aitab nagu seda kiiremini ära teha ja võib-olla ka see, et nagu võrrelda kõike seda, mis sealt tuleb. Et selles mõttes siin on kindlasti väga suur roll ja ma arvan, et lähiaastatel me järjest rohkem näeme, kuidas seda integreeritakse siis erinevatesse tegevustesse. Ma tahaks loota tegelikult, et no see AI saab igatepidi järjest rohkem tähelepanu, teda integreeritakse erinevatesse tegevustesse, erinevate ettevõtete igapäevaellu. Ja samas ma usun ka seda, et see üleüldine eesmärk, mis meil on siis kestlikkuse vallas, et no seda oleme ju kuulnud kõik, kuidas Trump tahtis Ukrainalt maavarade lepingut teha, et see on ju teada, et ühel hetkel saavad maavarad otsa ja meil on sinna mingisugust paremat lahendust vaja, et see peaks olema nii-öelda siililegi selge.
Jaa, täiesti nõus ja näiteks ongi, et see elektriautode teema, et on ju mingeid lahendusi siin juba maailmast, on näiteks niimoodi, et mul on elektriauto ja selle sama akuga, mille ma olen täis laadinud, et ma saan ka oma kodu nagu siis energiavajadust katta. Siis näiteks, mida ju kogu aeg nende elektriautodega räägitakse, et oi, et see laadimine võtab ju oluliselt kauem aega kui ühe siis bensiini või diisli auto nagu täistankimine. Et siis on niimoodi, et minust kas ei ole Hiinas niimoodi, et sa lähed selle tühja akuga ja sa lihtsalt seal autos vahetad selle aku ära, nagu et sa ei peagi panema nagu mingit otsikut sisse, et ta seal mingi laeks, et noh, selles mõttes neid lahendusi nagu tuleb, siis maavarade kontekstis UK minu arust tegi nende e-sigarettide kokkukorjamise, kuna seal on ju need mingi väärismetallid sees on ju, et seal on see, et neid nagu taaskasutada, et selles mõttes ongi, et kõik siuksed nagu ringmajanduse initsiatiivid, et aga et noh, et siin ongi vaja nagu väga selget nagu suunist, et okei, et täna ongi, et meil on see nagu eesmärk olemas ja siis, et ongi, et riigid siis oma kontekstis nagu, et nad ettevõtjatele, investoritele annaksid selle kindluse, et see on kindlasti, et see on see suund, mis nagu jääb ja siis nagu investeerige sinna ja siis nad kõik on nagu selles mõttes valmis ju panustama. Aga mida peaksid investorid siis selle jaoks tegema, et see kestlik rahandus päriselt töötaks? Ei no selles mõttes ta ju nagu töötabki, et seal on kindlasti väga nagu suuri ka edulugusid ja ongi, et selles mõttes investeerima raha sinna, et ja teine on see, et näiteks fondide kontekstis, et see SFRD, mis siis on nagu nendele finantsasutuste nii-öelda see aruandluse vorm, et seal on ju ka mingid näited, et seda rohepesuga ei tohi nagu tegeleda, et mis illustreerib seda, et miks seda ühtlustamist on nagu vaja, et seal oli niimoodi, et sellest SFRD-st mingi faas 2 nagu jõustus nagu rohkem siis suurema ulatusega ja siis põhimõtteliselt kõik siis need tumerohelised fondid 40% pandi siis nagu pruunideks, selles mõttes, et kõik olid nagu näidanud seda justkui nagu iseennast nagu paremini, kui see tegelikult oli, on ju. Et noh, selliseid asju peaks nagu vältima, aga et see on paratamatus, et eks me kindlasti nagu neid tuleb veel, aga samas see ühtlustamine just aitabki nagu vältida ja selle nagu selguse loomine, et mis see siis täpselt on, mida see tähendab, tarbijad sellest nagu aru saaksid, ma ei tea, rahastajad saaksid kõik ühtemoodi aru, et siis see selgus toob tegelikult, ma arvan ka selle, et see nagu kasvab edasi. Aga kuidas investorid saaksid oma portfelli kestlikumaks muuta? Ma ütleks seda, et seda täna juba kindlasti nagu tehakse, et selles mõttes eelistada neid ettevõtteid, kes nagu panustavad selle kestlikkuse üleminekule ja noh, selles mõttes ega täna, kui me võtame näiteks Omnibussi, ega see ju finantsasutustele jäi alles, et selles mõttes nemad ju lähevad enda täpselt samasuguse selle 2024. aasta kohta, CSRD kohta aruandlusega edasi. Ja mis on veel nagu huvitav sellega, et mis siit tuleb, et eks need arutelud kindlasti nagu Euroopa Liidu tasandil nüüd käivad, on ju, et kui ennem nagu pangad nagu mingis mõttes said süüdistada nagu Euroopa Liitu, et et me mingi Euroopa Liidu pärast siin nagu mingid küsime teie käest mingeid asju ja siis vaata nii palju suur ettevõtete hulk pidi ise ka nagu seda kestlikkuse aruannet nagu suht samasuguses ajaraamistikus tegema, siis täna on ju see, et väga paljud ettevõtted ju pääsesid nii-öelda sellest kohustusest, aga samas pank ju küsib neid andmeid ikka edasi. Selles mõttes, et selle SFRD-ga nemad ju peavad ikka nagu esitama seda, et mis nende portfellides toimub ja kellel nad nagu seda rahastust andnud on. Nemad peavad ikka samade eesmärkide nimel tööd tegema ja vaeva nägema. Ja noh, selles mõttes ütlemegi nii, et täna ju selle nügimise teooria kontekstis nagu, et see finantsmaailm peakski olema siis see nügija nagu selles rahanduse suunamisel kestlikumaks, rohelisemaks ja siis, et võib-olla nüüd see fookus nagu pandi sinna finantsmaailmale nagu veel rohkem tagasi. Samas ma mõtlen, et ega nemad ka ei taha olla see kurja juur seal, kes siis nügibki ja nõuab neid andmeid ja tahab kogu seda infopagasid kätte saada ettevõtetelt, et need oleks kestlikumad. Jah, ma arvan, et nad kindlasti ise võib-olla ei oleks selle ettepaneku peale tulnud, aga noh, samas on, et võtame ka seda, et vaata räägitakse see Brüsseli efekt, et see ju tegelikult ongi ka see suur nii-öelda kestlikkuse ülemineku nagu eesmärk, mis meil on, et seda ju loodeti ka, et Euroopa Liidus pannakse nagu hästi tugev siuke seadusandlus nagu peale, on ju, väga tugevad regulatsioonid, et siis see nagu kandub meie Euroopa Liidu piiridest nagu üle ka edasi, ka nagu järgimiste piirkondadesse, et siis see pankadel on nagu mingis mõttes samamoodi, et see nendest siis kandub edasi nendesse ettevõtetesse või neid tegevusi siis, mida nemad finantseerivad. No loodame parimat. Igal juhul, Linda, sinuga on olnud väga põnev jutuajamine. Natuke vähem kui tund aega on läinud linnulennul.
Ma lõpetuseks küsiksin, et mis sa arvad, et mis järgmise 10 aasta jooksul kestlikus investeerimises muutub? Ma arvan seda, et kindlasti neid nagu projekte tuleb juurde, ma ise siiralt loodan seda, et see kindlus ja nagu selgus tuleb rohkem majja, aga ma arvan, et järgmise loodetavasti küll lühema aega, et väga palju on seotud ikkagi selle julgeoleku teemadega, et täna on igatahes näha, et kogu see raha nagu hakkab sinna liikuma. Ja miks ta veel on nagu märgiline on see, et ennem ju on olnud kogu aeg see, et investeerimisstrateegiades nii-öelda tabu on olnud teha mingeid relvaettevõtteid või selle valdkonna nagu investeeringuid, siis täna on need põhimõtteliselt nagu maha võetud, et see on pigem väga soositud, aga ma saan sellest täiesti aru ja minu arvates see on nagu õige ka, et julgeolek ennekõike ja siis me saame täita neid muid eesmärke, nii et loodetavasti see julgeoleku olukord laheneb ära ja siis me saamegi nagu sellele päris nii-öelda muutusele, et me mitte ainult 10 aasta kontekstis ei jääks püsima, vaid me jääksime ka nagu sajanditeks tegelikult püsima ja et ka need tulevased põlved, et meie lastel oleks samaväärne elu, nagu meil täna on. Ja just, sellega olekski tore lõpetada. Aga aitäh sulle, Linda, et sa tulid minuga vestlema. Ma ise sain väga paljusid teada, nüüd ma tunnen ennast juba natukene paremini kui siis alustades. Ja aitäh ka kõigile kuulajatele ja vaatajatele. Palun ole hea, vajuta like, kui oled episoodi ära vaadanud ning kindlasti pea meeles ka subscribe ida ja followda Spotify's, YouTube'is või Apple Podcastis. Ja ma arvan, et näeme juba järgmisel korral. Tšau!